Palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister. Toidujulgeolek on üks oluline asi ja te väga väärikalt kirjeldasite, et hakkate neid kriisipoode tegema ja lähtuvalt sellest siis seal kauplustes tagada siis toiduvaru. Samas me teame, et kui on kriis käes, siis piirid on kinni ju. Ei saa liikuda ei väljast sisse ega siit välja neid asju, mida me tegelikult juba kogesime koroona ajal. Nüüd te põgusalt puudutasite ka uut rahastamisperioodi, et mingi ootus on uuele perioodile. Samas on põllumajandusorganisatsioonid saatnud kirja selle 546 miljoni euro osas, mis on küll ette nähtud põllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks, ehk siis selle jaoks, et otsetoetuseid ühtlustada ja teada on, et 2027 jäävad Eesti põllumeeste otsetoetused alla Euroopa Liidu keskmise, et see 546 miljonit on nagu mõeldud selle konkurentsivõime parandamiseks. Samas ei ole sellel kirjas, et ta läheb põllumajandusse. Nüüd ma tahaks teada teilt kui ministrilt ja ka konkreetset vastust, et te saaksite kinnitada see 546 miljonit, et see läheb konkreetselt põllumajandusse, mitte ei määrita üle Eesti laiali, kui me paneme sildi juurde toit, et kuhu iganes mujale, et toidujulgeolek, on ta siis teede ehituseks, on ta siis, ma ei tea, ladude ehitamiseks, et see 546 miljonit läheb konkreetselt põllumajandusele, põllumeestele, et tõsta ja tagada nende konkurentsivõimet. Aitäh! Ja aitäh, no see on tore, et ikkagi plaani peetakse vähemalt, aga küsimus on selles, et me näeme, et väga suurel määral pärsib ka niisugust elanikkonna oma ettevõtlikkust vähemalt ise varustamise plaanis, et perekond saaks ise kasvatada seal mingit seapõrsast ja võib-olla kanu pidada ja võib-olla veel midagi muud seal kodus kasvatada, eriti maal elavad inimesed. Aga seda kõike väga suurel määral pärsib bürokraatia. Bürokraatia ja väga, ma ütleks isegi jaburuseni, üksikasjadeni minevad igasugused veterinaar- ja muud piirangud. Ja kui me siin hiljaaegu lugesime sellist ja sotsiaalmeedias võis näha ka teatud klippe, kuidas tapeti märgistamata veiseid. See oli õõvastav ja see ei tööta tegelikult sellise rohujuure tasandi toidujulgeoleku kasuks mitte kuidagi. Et siin tuleks ikkagi väga tõsiselt mõelda praegu valitsuse ja ka ministeeriumi tasemel, et bürokraatiat ja piiranguid vähendada. Ma toon lihtsalt näite. Minu vanemad teise maailmasõja ajal sõitsid jalgratastega Pärnust linnast välja, käisid mööda talusid ja vahetasid seal riiete ja võib-olla ka mingite lauahõbedatükkide vastu toiduaineid, sest et linnas toiduvarustust ei olnud piisavalt. Et praegu sisuliselt sellist võimalust ei ole. Ei ole võimalik sõita, neid talusid lihtsalt ei ole. Taludes ei ole põrsaid, taludes ei ole lehmi, taludes ei ole kanu. Et mis on teie vastus sellele, kuidas piirata kõiki neid piiravaid meetmeid, et inimestel tekiks vajadus, võimalus ja isegi motivatsioon ka rohujuure tasandil anda oma panus toidujulgeoleku tagamisse? Aitäh! Palun. Jah, aitäh! Meil on Riigikontrolli aruanne toonud välja selle, et meil kriisiolukorras on varusid elanikkonnale umbes 10% ja võib-olla heal juhul nädal, võib-olla heal juhul 2 nädalat. Need varud peavad vastu 10% elanikkonnast. Samal ajal teie poolt kureeritavas valdkonnas me näeme, et on tõsine kriis. Meil toidu tootmine, toortoidu tootmine, ma pean silmas siin kartul ja igasugused muud sisendid. Meie enesevarustusvõime on seal tagasihoidlik. Oleneb, mis asjast me räägime, aga kuskil ütleme 30–70%. Erandid on teravili ja piim, aga nende puhul on meil ka probleem selles, et meil ei ole piisavalt tootmisvõimsust, see tähendab ümbertöötlemisvõimsust. Ja kui me nüüd vaatame piima puhul kas või seda, et meie nii-öelda lipulaev E-piim on praegu väga sügavas kriisis ja mingisugused Hollandi investorid tahavad ära osta, kas nad ostavad, ei tea. Riik omalt poolt on öelnud, et riik passib, riik ei osta seda ära, riik ei tule appi.
siis mis on ikkagi konkreetselt teie poolt juhitava ministeeriumi plaan, et seda olukorda parandada, et meil oleks 3 kriitilist asja. Esiteks, oma tootmine vähemalt 100% kõikides kriitilistes valdkondades, alates juurviljadest ja lõpetades piimaga. Teiseks, et meil on varude hoidmise võimekus ja toortoidu ümbertöötlemise võimekus seesugune, et me saame koha peal teha, mitte ei peaks makarone tooma Lätist. Ja kolmandaks, missugune on plaan, et kriisiolukorras, kui suur osa elanikkonnast tuleb evakueerida näiteks Lasnamäelt, Annelinnast, Pärnu rajoonist, siis on võimekus ka seda toitu ekspedeerida logistiliselt nendesse kohtadesse, kuhu inimesi evakueeritakse. Aitäh! Ja aitäh. Tuli küll kiire vastus, aga suhteliselt sisutühi, sellepärast et teie enda minister on ju selle absoluutselt kategooriliselt ümber lükanud, et mitte midagi, mitte mingit juttu kellegiga sel teemal olnud ei ole. Seetõttu ma küsisingi, et kes siis nagu valetab. Aga ma küsisin ka, ja te sellele ei vastanud, et kuidas te siis kavatsete katta, et kui nüüd Rootsist ei tule neid kinnipeetavaid, aga 30 miljonit eurot on planeeritud riigieelarvesse. Seda küll hämatakse nüüd väitega, et see on justkui pargitud valitsuse reservfondi, aga riigieelarves on selline rida täiesti olemas nagu valitsuse reservfond, ehk et ta on riigieelarves siiski kajastatud, see 30 miljonit tulu, mida peaks siis vanglarendist tulema. Aga samal ajal on meil ka selline informatsioon, seda arutati siis komisjonis, see oli vist kas eile või üleeile, kus siis seesama teema, et kogu aeg meile väidetakse, et me peame need vangid siia tooma, sest et see on nii suur kulu riigile, et see mingi 12 miljonit, mis tuleb selle tühja vanglakompleksi eest nagu tasuda, et võtame parem need vange täis ja teenime veel 2 korda rohkem. Aga näiteks tuli välja ka, et see on tegelikult täiesti vale, sellepärast et asekantsler Rait Kuuse lobises välja, kui küsiti, et palju see Tartu vanglakompleksi tühja osa kulu siis on või ütleme, üleüldine kulu on, tervikkulu on siis 630 000 aastas, mis läheb nagu küttele ja sellistele ventilatsioonile, ülalpidamiskuludele, mis nagu tühja kompleksi puhul ongi see, millest me tegelikult räägime. Ja see tühjana seisev osa, sellele läheb siis 430 000 või 450 000, et teate, et mida te hämate siin, et see on nii suur kulu, et sellega me peame nüüd midagi tegema, et Eesti riik ei ela seda üle, et 12 miljonit ja mis kõik. Ei ole, 430 000 ainult on see tühjana seisva vangla kulu. Et miks te valetate? Valetate selle Tartu vangla osas, valetate Rootsi vangide toomise osas ja nüüd valetate ka nende Belgiaga läbirääkimiste osas. Ja aitäh, hea eesistuja ja Kristina Kallas siis peaministri ülesannetest täna. Seda teemat korra siin läbiminevalt vist puudutati, kui räägiti siin immigratsioonist ja tööjõu sissetoomisest, aga süvitsi ei ole seda veel puudutatud, nii et ma seda siinkohal teeksin. Nimelt see valitsuse jutt ikka nende vanglarendi teemal on muutumas meil siin ohtlikult kahepalgeliseks. Ja seetõttu ma küsingi uuesti üle, et kuidas päriselt lugu selle Eesti vanglate väljarentimisega välismaale siis ikkagi on. Et Rootsi vangide siia toomist parlament juba arutas, aga Rootsi enda parlament ei pruugi sellele heakskiitu anda. Ja samas 30 miljonit on riik planeerinud juba vanglarendilt teenida. Ja nüüd ilmus Delfis uudis, et Eestilt tahab vanglaruumi rentida ka Belgia. Ja sellest räägib avalikult Belgia asüüli- ja migratsiooniminister. Meie justiitsminister on aga nimetanud seda informatsiooni valeks. Samas on meedias väga detailselt kirjeldatud neid plaane, mida väidetavalt Eesti ja Belgia on omavahel juba arutanud. Nimelt majutada Eestis niinimetatud Belgia dokumentideta kinnipeetavaid ehk siis ebaseaduslikult Euroopasse saabunud immigrante, kel puuduvad dokumendid, kelle päritolu ei ole võimalik tuvastada, keda ei saa välja saata, sest päritoluriik keeldub neid vastu võtmast või kes ei tee siis võimudega
koostööd. Ja sellega seoses ma küsingi, et kes siis valetab? Et kas Eesti Vabariigi valitsus või mõni ministeerium on siiski pidanud Belgia kuningriigiga ametlikke või mitteametlikke läbirääkimisi Eesti vanglakohtade või kinnipidamiskohtade väljarentimiseks Belgia kinnipeetavate või Belgia kinnipidamiskeskustes viibivate isikute majutamiseks Eestiks? Et sellel on nagu hea vastus jah või ei ole vaja keerutada. Riigieelarves on järgmiseks aastaks planeeritud vanglakohtade väljarentimiseks laekuv tulu suurusjärgus 30 miljonit ja see on suunatud valitsuse reservfondi. Et millisele konkreetsele ja siis ka realistlikule kokkuleppele või läbirääkimiste seisule siis see prognoos ikkagi meil tugineb? Ja arvestades, et Rootsi vangide Eestisse toomine eeldab Rootsi parlamendi otsust ja võimalikke põhiseaduslikke muudatusi, et kuidas siis seda planeeritud 30 miljonit Eestis siiski realiseerida kavatsetakse? Palun vastake taas jah või ei. Palun. Jaa, lugupeetud haridusminister peaministri ülesannetes. Nüüd eile õiguskomisjoni istungil seda teemat arutades tõusetus üks väga põhimõtteline küsimus ja ma tahaksin ka teie hinnangut sellele teada. Nimelt asjaolu on see, nagu meile justiitsminister kinnitas, et Rootsis toetab seda vanglarendilepingu sõlmimist nii koalitsioon kui ka 2 suurimat opositsiooniparteid. Ehk Rootsi parlamendis on selline ulatuslik toetus sellele, nagu meile kinnitati. Nüüd Eestis seevastu on ju selline olukord, et selle lepingu sõlmimist toetavad ainult 2 koalitsiooniparteid, mille reiting ühiskonnas on circa 15% ja 4 opositsiooniparteid on sellele vastu ja nende reiting on circa 85%. Nüüd, miks ma neid reitinguid üldse nimetan, on see, et me kõik teame, et circa aasta pärast toimuvad Eestis valimised ja eeldusel, et samasugused hoiakud ühiskonnas säilivad, tuleb Eestis põhimõtteline võimupööre. Eks ole, ei saa eitada seda, et see tõenäosus on väga suur, märkimisväärne tõenäoline. Nüüd, kas selles olukorras teie hinnangul esiteks on üleüldse vastutustundlik sellisesse lepingusse astuda, teadmises, et kõik 4 opositsiooniparteid on öelnud, nad ei toeta selle lepingu sõlmimist ja kui nad pääsevad valitsusse, siis nad seisavad selle eest, et see leping lõpetada vastavalt lepingu artiklile 61, mis ütleb, et mõlemad osapooled võivad selle lepingu lõpetada, teatades sellest ette 12 kuud. Nüüd me võime olla suurima tõenäosusega aasta ja mõne kuu pärast selles olukorras, kus me algatame selle lepingu lõpetamise protseduuri, olukorras, kus te just olete selle lepingu sõlminud, kus just on hakatud viimase poole aasta jooksul tooma Rootsist vange Eestisse. Kas see on mõistlik ja kas see on ausameelne ka rootslaste suhtes? See on esimene küsimus. Ja teine küsimus on see, et kas te oletegi informeerinud rootslasi sellest, et suurima tõenäosusega aasta ja mõne kuu pärast algatab Eesti selle lepingu lõpetamise protsessi ja kas nad ka sellest teadmisest tegelikult peavad ise mõistlikuks seda lepingut sõlmida? Aitäh!